Oleme Pärnus, oleme Luuleraadios. Mina olen Kivisildnik. Mina olen Lehto. Ja meil on täna huvitav külaline, kelle nimeks on Jaan Oks. Me mõlemad oleme Jaan Oksa fännid. Ma ei teagi, kuidas me Jaan Oksast rääkima sattusime. Võib-olla ma võtsin selle teema üles lihtsameelselt ja nüüd oleme jõudnud nii kaugele, et teeme saadet. Ja räägi, Lehto, mis sind praegu siia stuudiosse tõi? Jah, Jaan Oks. Minu jaoks oli Jaan Oks kohutav avastus, et 3 aastat tagasi leidsin ta, hakkasin lugema ja siis sain aru, et ma pean veel kord lugema. Ma pean teda veerima, sest sõnn nagu ma olen, minu jaoks on vaja põhjalikku arusaamist. Ja nüüd, kui sa paned Jaan Oksa mulle vastu, tema proosateksti, kus ta ekstaatiliselt huugab, kus ta jääb kohati arusaamatuks, aga samas nii vingeks, siis see oli minu jaoks fenomen. Mina ei olnud oma pigem normaalse lugemuse juures, ei olnud Eestis sellist Eesti autorit veel näinud, kes mind niimoodi ninapidi veab või. Ja see oli ju 3 aastat tagasi ja nüüd ma olen otsaga siin, kus ma pidin teda 5 päevaga lugema 400 lehekülge, mis oli ka omaette saavutus. Ja et ta on minu arust fenomenaalne autor ja ma arvan, et kui mina temast läbi närisin, et aru sain, et ta on hea, siis ka meie eesmärk täna peaks olema see, et seda huvi tekitada ja selle jaoks olen ma läbi töötanud ja parimad kohad välja kirjutanud, mida ma ka ette sooviksin kanda järgmise 1,5 tunni jooksul või nii. Ja meie tööautus on siis saates selline, et Lehto töötab tekstiga, toob teksti näiteid ja mina toetun Marianne Lindi magistritööle aastast 12. See tähendab, see magistritöö on kirjutatud täpselt 100 aastat pärast seda, kui Jaan Oks suri. Ja väga veider on see, et kuigi Jaan Oks on, ega meie 2 ei ole ainsad fännid. Mina sattusin vaimustusse sellest raamatust, see on 67. aasta Loomingu raamatukogu Vaevade maa. Oli vabanemise aeg, ilmus igasuguseid karvasemaid asju, Camus, Kafkad ja nii edasi. Ja Oksad ja isegi, ma ei tea, kas Eesti kirjandusest midagi sellist veel Loomingu raamatukogus nii väga nagu torkabki pähe, et ilmus asju, näiteks tassakogu ja midagi taolist. Aga sellist muljet või sellist nagu võimast nagu rabandust, mis Oksa lugemisega kaasneb, seda ma küll ei mäleta. Mina lugesin teda koolipõlves, kodus olid Loomingu raamatukogud olemas. Eks ma neid siis seal jõudumööda lugesin ja leidsin endale palju huvitavaid autoreid ja üks nendest oli Jaan Oks. Ja muidugi sümptomaatiline on see, et sellist nime nagu Jaan Oks kirjandustunnis ei mainitud ja minu meelest seda ka õpikutes võib-olla žanris ja teised. Ma tegelikult ei ole neid nõukogudeaegseid õpikuid praegu üle vaadanud. Aga nii on, et ta ei ole kooliõpikute autor, ta on küll antoloogiate autor, midagi ikka mõnda suuremasse antoloogiasse sisse torgatakse. Ja samas on tal väga palju selliseid nagu mõjurikkaid fänne. Kui me hakkame mõtlema, kes on Jaan Oksa mahitanud, siis need nimed on ju ikkagi muljet avaldavad. Douglas, Suits, Ats on sinna juurde, Vahing, Runnel, kes andis välja sinu käes oleva raamatu. Runnel on ilma oma kirjastuses välja andnud järelsõnaga või mõlemad raamatud on järelsõnaga varustatud 2000. alguses. See sinu käes on Otsija metsas, eks ole? Otsija metsas. Seal sees on siis luule, poeem Kannatamine, mida ta ise nimetas oratooriumiks ja proosalooming, kus on siis novellid, laastud ja mõned romaani põhjad või millel ongi, eks me siis pärast kuidagi proovime defineerida, mis need emased ja nimetud elajad ja ihud on. See saab olema ülesanne. Et ühesõnaga on nagu kirjandusloost kuidagi nagu kõrvale või välja jäänud autor ja samas, eks ole, Vahing on teinud temast näidendi. Runnel on ikkagi andnud 2 köidet välja, teises köites Orjapojad on siis publitsistika ja vist on ka esteistikat tema kohta, me ei ole praegu seda
teist köidet nagu läbi sankinud. Aga jah, Ilmamaa töö on olnud väga hea ja need 2 köidet on küllalt ammendavad. Ja mina siis lisaks neile tekstidele olen võtnud nüüd aluseks Marianne Lindi selle dekadentlik esteetika Jaan Oksa proosa loomingus sellise magistritöö, mis on küllalt põhjalik, võiks öelda võib-olla siiamaani kõige põhjalikum Oksa käsitlus üldse, sest ega meil monograafiat ei ole. Meil on hulk artikleid ja võib-olla Helmäe jupp selles eelmise okupatsiooni aegse Eesti kirjandusloo 3. köites on üks kobedamaid sellistest kirjanduslugudes ilmunud käsitlusi, on artikleid ja ülevaateid. Leo Luks on temast kirjutanud, Janek Kraavi on kirjutanud, neid uurijaid on veel ja veel ja veel. Et ei saa öelda, et ta on nüüd uurimata autor, aga need käsitlused ei ole sellised monumentaalsed. Kunagi küll Semperg üritas kirjutada temast monograafiat, aga see jäi pooleli. Et neid katsed on tehtud. Jah, kuna meie eesmärk on siin huvi tekitada, siis ega tekstid on huvitavad, aga ta elu oli ka huvitav, et kõigel ei peatu. Seda eluloolist asja on temast ka ikka, iga üldiselt raamatu lõpus leiab neid huvitavaid detaile. Ja siin on näiteks siis pilt temast, et Jaan Oks, selline õpetajarüüs, pigem lühikest kasvu, aga jah, väga intensiivne tegelane. Ja mis tema eluloost vastu kaeb, on see, et suri vara, 34. Aga oma elu lõpus ega ta midagi väga ei kirjutanudki enam. Peamiselt teksti kuupäevad on 1907, 8, mis ta oli siis 23, 24. Ja pärast seda 3 aastat hiljem vist hakkasid tekkima esimesed hulluse tunnused, jah. Et ta läks hulluks. Ja on üks huvitav kirjeldus temast, et kuidas ta see hullus väljendus. Ta oli õpetaja parajasti Raplamaal, Luhu külas ja siis tema vanematele kirjutati sealt kiri. See, kes kirjutas, nüüd ma ei tea, kes ta oli enam, aga ta tegi kirjavigu ja ta võib-olla rääkis natuke murdes. Aga siin on see väike lõik olemas, mis on minu meelest nagu väga hästi kokkuvõttev. Ja ta kirjutab vanematele. Sellest saab nüüd aasta täis, kui teie poeg Lohu külla kooliõpetaja ametist lahti sai. Ja sest ajast käib ta siin ümber ning on täiesti närvihaige. Kaupleb niidi, nõeladega ja nõõbidega. Muidugi amet ei toida nõnda, et söögi peab paluma, et kus süüas, sinna istub manu ja hakkab sööma. Teda on siin pekstud ja toast välja visatu. Ta on ööd lume ange sisend olnu, laudan ja õie küünin. See on isegi ime, et ta seni veel surma ei ole saanud. Ta ei mäleta midagi ja mõnikord ajab koguni rumalat jutu. Vot. Ja see oli siis mis aastast? See oli vot seda aastat mul ei ole väga kirjas, aga see oli selles lõpuosas siis, ütleme, vähemalt 1911 peale seda. Nüüd see pidi siis olema seal kuskil, kas see oli Eestis veel või oli ta juba Samaras? Vot see tekst tuleb meil Raplamaalt Luhu külast. Kusjuures ta läks ju pärast oli Eestis kooliõpetaja, 5. aastal ta alustas oma seda koolitööd ja 12. aastast läks ta Samarasse. Ilmselt Eestis läks jalgal tuliseks, ta ei saanud siin enam tööd ega leiba. See kirjadus ilmselt vastab tõele. Ja eks ta siis seal üritas Venemaa avarustel endale leiba teenida. Ja sellest on ka väga selliseid, üldiselt seal olla ta olnud tubli kooliõpetaja. Ta ei saanud olla siis nagu läbinisti hullumeelne, aga jooma tõve pärast olla ta siis töölt lahti tehtud seal. Nii et see alkoholiprobleem ilmselt oli ka olemas. Ja muidugi veel olevat olnud palju tülisid, ei oska neid andmeid hinnata, kui tõe pärast need on, et tal oli seal ka ikka mingi külameeste naiste pärast nagu
probleeme tekkinud ja eks seal ilmselt teda seal ka pähe löödi, võib arvata. Yeah. Et see on selline tüüpiline Eesti kirjaniku saatus, et raskel ajal lüüakse pähe ja siis hakkab vaikselt see mõistus ka kaduma. Teoreetiliselt võimalik. Aga need on eluloolised seigad, aga üks nendest eluloolistest seikadest on see, et raamatut tal eluajal ei tulnudki. Et alustas oma neid lugude avaldamist ajakirjanikuna olevikus 5. aastal, see oli Kränsteini ajaleht Toomemäel Tartus, see suur punane maja, mida Douglas kirjeldab oma poeedis Idioodis. Et see suur punane ja uhke maja, kus ta siis alustas oma kirjaniku karjääri, ilmselt ta seal kontoris ei istunud, vaid lihtsalt kirjasaatjana saatis sinna oma olukirjeldusi või midagi meie mõttes nagu kolumne. Ja samamoodi ta saatis neid oma ilukirjanduslikke töid ajalehtedesse. Need kõik, mis tal eluajal ilmus ajakirjanduses. Ta suri 18. aastal ja sel samal aastal ilmus siis tema esimene raamat. Siuru, kui öelda, et nagu põhimõtteliselt raamatu vormis oli ju midagi enne ka Noor Eesti albumist, teda siiski Douglas oli tema sinna nagu sisse. Douglas mahitas teda hoolega ja toimetas teda hoolega. Nii et Alle on sellest isegi ühe epigrammi kirjutanud, kuidas siis Douglase stiilihaamer toksib oksa küljest oksi ära. mitte väga vaimukas, aga siiski nagu tõsiasjadel põhinev epigramm. Nii et selles mõttes ei läinud tal see trükki pääsemine sugugi lihtsalt. No eks see oli küllalt tavaline, et autorid alustasidki ajakirjanduses ja kuna tal see eluga oli siuke lühike, sõjaaeg tuli, et ebasoodsad olud ka mitmes mõttes. Ta alustas ju 5. aastal, see oli siuke mässuline aeg ja tal olevat olnud isegi võimudega pahandusi oma mässukõnede pärast. Et selles mõttes nagu oma ja intellektuaalid, Douglased ja Grünthalid ja kõik nad ikkagi, kui just vangis ei istunud, siis olid sunnitud pagulasse minema. Et selles mõttes tema läks paremini, et ta ikkagi kuskile Toompeale kongi ei topitud ja ei olnud tarvis seal mingisuguseid veidraid poeeme hakata kirjutama nagu Douglas. Ja tema esimesed raamatud siis ilmusidki aastatel 18 ja 20 ja siis olid tal juba fännid olemas. Siurulased ikkagi olid niivõrd vaimustuses, et andsid välja tema esimene raamat Tume inimese laps ilmus siis 18. Ja kuskil seal 18-20 ilmus ka kriitikakogumik Kriitilised tundmused, mis on väga hoogne raamat. Üldiselt ju kirjanik ja kriitik, ma ei tea, minu jaoks nagu ei käi kokku või kui kriitikat kirjutab, ei ole see tal nagu pädev. Aga minu meelest nii Jaan Oksa kui Juhan Liivi kohta võib öelda, et nende kriitika on täiesti tabav, ta on hästi kirjutatud, ta on särav. Jaan Oksa väljendit nagu teipotsaga kirjutatud kasutatakse siiamaani veel. Ja tal on üks meie jutukirjanike vaatamas, kus ta ikkagi praktiliselt ei jäta kivi peale omaaegsest proosakirjandusest, mis üldiselt oli külajutt ja enamus Eesti intellektuaale olidki maa juurtega ja inimesed üldse väga palju elasid ja töötasid maal, et selles mõttes see oli hea viis ikkagi kontakti saavutada. Ega Jaan Oksa on ju ka nimetatud külarealistiks ja minu arust selle käsitlusega läbi Nisti ja Runnel läbi. Tal tundub olevat mingisugune okas modernismi vastu ja need esseed, mida siis Runnel avaldab nendes enda Ilmamaa kirjastuse väljaannete sabas, käsitlevad Oksa kui külarealist ja see ei ole kuidagi ammendav, mitte kuidagi ammendav ülevaade. Tavaline külarealist on, ütleme, Mändmets või Lintrop. Need ei ole halvad kirjanikud, aga neis ei ole hullust, neis ei ole sellist pöörast jõudu ja sellist, ma ei oska öelda, tulevärki nagu Oksas on. Ja muidugi kohe tuleb öelda, et Oks ei ole ühtlane autor. Et tal on väga erinevaid ja erineva kvaliteediga teoseid. Et luule üldiselt, vähemalt minu maitse järgi kipub olema siuke tavapärasem ja hõredam, kuigi seal on suurepäraseid kohti. Kahjuks on see, et ERR-i arhiivis ei ole enam üleval kõiki Tartu minu meelest
ülikooli teatri näitleja luges sisse katkendeid poeemist Kannatamine, ise ta nimetas seda oratooriumiks, selle andis ka Siuru välja. Jah, see oli siis üks tema ainus luuleraamat, mis ongi siiamaani välja antud. Ja see olevat olnud massiivne 200 leheküljeline raamat, aga seda originaali või seda lõplikku käsikirja pole säilinud, nii et Hudson andis selle Kannatamise välja siis Oksa vennalt saadud märkmete ja visandite järgi. Ja see on ka üks põhjus, miks ta on selline, nagu ta on. Aga jah, mälu järgi oli see päris hästi tehtud ja oleks olnud küllalt nagu hea näide Oksa luulest nagu ERR-i arhiivist kuulata, aga jah, mina enam ei suutnud seda leida, et kunagi ma olen teda kuulnud ja kuskile ta on sealt kadunud. Ja ega teda, millal teda, ütleme, tema raamatud ilmusidki nagu Siuru entusiastide väljaandel, 4 raamatut, 1 kriitikaraamat, 1 poeem ja 2 kogu novelle. Ja siis tuli pikem vaheaeg ja 57. aastal Ivar Grünthal, siis välis-Eesti poeet ja kirjastaja, andis välja tema kogutud teosed, mis on üks uhkemaid ja ilusamaid välis-Eesti raamatuid. See oli 57 ja 67 tuli siis Kodumaal see Vaevade maa. Nüüd isegi mälu järgi ei mäleta, kes selle raamatu koostas, vaata, kas mul õnnestub seda siit. Nikol Andreisen on kirjutanud siia saatesena. Selline lugu. Et jah, siuksel kergenduse ajal ta tuli ja siis lõplik ja siuke ammendav väljaanne, mis sinu käes seal on, see on alles 2000 kuskil seal algus. Jah, see on ta 2003 või miskit. Umbes nii. Jah, ja mis me siis täna nüüd teeme, et Jaan Oksa looming enamasti on proosa, ütleme, aga on ka luuletusi ja mina just nende peale sattusingi. Ja vaataksime üle, alustame luuletustest, parematest kohtadest kas või ja siis seda proosa asja ka. Ja no nii, aga ma loen esimese ette ja selles luuletuses ta juba avab siin oma mingeid põhilisi oksalisi asju. Ja selle luuletuse nimi on Soovijatele. Saada mulle tervist, saada veel. Tee nii, nagu tõesti kaasa tunneks teel. Haletse ja nuta, vagus nägu tee. Ega ma veel usu, et on tõsi see. Tean ja tunnen. Teised nõnda ka tahtvad lahked olla, tahtvad meelita. Soovi tervist, soovi, siis võid vaadelda, kuidas ahnelt töötan haiguseni ma. Oled minu naine, inimene ka. Tahad oma pärast minu tervist sa. Muidu nagu teada ligimestele meeldib, kui sa nälgas ilmud nendele. Meeldib, kui sa õues särgitaja maas oma kõdi pärast ta sind halastas. Jah, luule on jah, et siit on juba näha, miks ta võib-olla meile nii väga ei meeldi, on see lõppriim ja intensiivsus pole päris see, mis proosas. Aga motiivid siin on see kaastunne ei meeldinud Oksale üldse mitte. See on Vana Madruse loos, mis on üleval ERR arhiivis ka, on see vana madrus, kes hakkab ära surema ja kohe üldse ei meeldi see, et kui keegi see mõte sellest, et keegi talle hauakõne peaks või midagi sellist. Et tema jaoks oli ka kaastunne selline jube asi, mis on seotud kaastundja egoga, mitte selle kaastunde objekti mingi parema teekonnaga pärast elu. Võt. Ütleme, et see oli nüüd päris hea näide selle väite tõestuseks, et Jaan Oks oligi dekadent, nagu ta ise ennast nimetas. Tema oli dekadentlik kirjanik, selle ajal oli see moes. Ka allakäigu languse ja selline mandumise meeleolud, surm ja haigused muidugi sinna juurde ja vaesus. Et need motiivid käisid ju siit ka läbi, kuidas ikkagi ja veel sellises meeldivas nüansis, kuidas teistele inimestele meeldib, kui ikka vaene ja vilets oled. Et selline
kerge ja sadomasohhistlik noot seal juures, mis tõenäoliselt on tema enda elukogemus. Ja, vot. Ja nüüd tuleb laul lapsepõlvest, mis on võib-olla tema kõige kuulsam koht luule mõttes on siin sees. Kus hoovid haisesivad, sääl aastaid kännisin, kus sitsikuue räbal sääl ilma sündisin. Mu ema oli värdjas, ma kahekordne veel. Mu isaks vanad poisid, armastus kõrtsi teel. Ta vanem teenis mehi ja nädal puhkel sai, siis nõnda palju jõudis, et häbi ilma sai. Ma hunnikutel toitsin, kus kondid putukad ja elu sisse hoidsid teenijad jutukad. Kus porid vetekärbsed, seal jooki korjasin, mitmeldi vaheldades ma sante orjasin. Mu kunstikasvataja on purjus ema laul, kui teised tegid liiga, sõtkutud neitsi jaul. Ja saladuse isa ma nägin alles siis, kui nööri lõikamiseks üks võõras noa viis. Te laulge kiidulaulu ja õnnes hüpake, kuid põlata ja naerda mind mudas lubage. Te õpetaja hüüdke, kes lapse taeva viib. Ma tulen öösel hoovi, te leidus rahu müüb. Vot. Ja see koht, see... Mu ema oli värdjas, ma kahekordne veel, mu isaks vanad poisid, armastus kõrtsi teel. Ja mu kunstiõpetajaks oli purjus ema laul. Ja. Et siin on ikkagi nagu selliseid hämmastavaid nagu kohti, aga võimsaid kujundeid. Ja võiks öelda, et see on üks väheseid selliseid luuletsi, mis tal ikka enam-vähem koos seisab, suudab teemas püsida, seda teemat arendada. Noh, kas ta nüüd õige nagu siukse, võibolla saaks seda kompat kõvemaks panna, aga, saaks, aga see on ikkagi tema kohta nagu siuke hämmastavalt nagu võimas luuletus. Et selliseid väga energeetilisi nagu pisteid või selliseid sähvatusi käib ka mujalt läbi, aga sellise ühtlase intensiivsusega võibolla see ongi kõige parem näide üldse. Ja. Nii teemade kui kujundite, kui nagu sellise teostuse kvaliteedi poolest. Ja muidugi kui võtta seda, et ERR-i arhiivis on mõned, me teeme ise raadiot ja vaatame, kuidas teised seda teevad, on mõned, minust oli seal 2 sellist lühikest umbes minutilist plokki Oksa luulet ja kas oli seal see luuletus ka, ma ei ole nüüd üle kuulanud. Mulle tundus, et seal ikkagi olid mingisugused jama asjad. Et see on nagu veider, kui sellist autorit, keda oleks vaja nagu rahvale tutvustada või huvi tema vastu äratada, et siis ei võeta tema seda nagu kõige krestomaatilisemat luuletust, mis on põhjusega nagu välja valitud ja mida põhjusega tsiteeritakse ja võetakse midagi muud ja mida siis loodetakse saada selle tegevusega, kuhu tahetakse jõuda, kummaline, hämmastav. Et ega seal muud ei saagi olla, kui see on toimetajate asjatundmatus või siis selles mõttes nagu laiskus või jultumus, et nad mõne asjatundja poole ei pöördu, sest neid Oksast kirjutanud inimesi Eestis, ma arvan, võiks veel elavat hulgast leida ja kes tõesti teda hästi tunnevad, võiks olla vähemasti 6. Vähemasti 6. Et natukene piinlik. Kuigi ega need Oksa uurijad, näiteks Lindi dekadentsi uurimus on selles mõttes tore, et ta seal võtab läbi, kes on nagu kirjutanud ja Oksa kohta. Ja siis toob ka välja need, kes on käinud kirjandusarhiivis ja allikatega tutvunud. Need allikatega tutvunuid oli tema andmetel, ta ise ka siis, võinud 3, Vahing, Runnel ja Eelmäe. Ja meie linnast pärit Hennoste, kellele teeb palju etteiteid. Väga tuntud, väga huvitav kirjandusteadlane, modernismi uurija ja kõik nii. Ja Jaan Oks peaks olema talle väga oluline autor, kui modernism on tema leib. Siis millegi pärast Hennost ei ole üldse Oksaga saanud nagu mingisugusele ühisele lainele. Üks väide, mida Lind tsiteerib, on siis see, et on, mis ta on see Oks, aga modernista nüüd küll ei ole. Et selles mõttes on kummaline, et ta jagab nagu sellist Runneli seisukohta, et tegemist on külarealistiga. Aga see külarealismi element on kindlasti ta loomingus olemas. Välistada ei saa, täiesti nii see on. Aga Lind näiteks räägib tema toimetamisest. Ta jagab siis
oksa lood nagu nelja kategooriasse toimetamise sellise ulatuse poolest. Mis on lihtsalt toimetatud, ütleme seal mingi elementaarne toimetamine, nii nagu peab mõistlik, ütleme mitte et vähe toimetatud, vaid mõistlikult toimetatud. Siis teine grupp on need, mis on mitu korda toimetatud, ütleme kuskil ajalehes ilmunud toimetatud, siis kuskil kogumikus ilmunud, nagu Tume inimese laps jälle toimetatud. See Tume inimese laps on isegi vist juba võib-olla ümber kirjutatud, see on pigem juba selline 4. kategooria. Et seal on ja selline lühendamine oli väga oluline asi ja seda oksa kiputi lühendama sel kombel, et jäeti alles need külarealismi episoodid ja sellised, ma ei öelda, sellised prohvetlikud huugamised või sellised teadvuse voolu nagu elemendid, need võeti välja. Just, need on 2 komponenti. Aga need on need, mis on tal nagu, need, mis teevad Jaan Oksast Jaan Oksa. Ja. Ilma selleta ei ole võimalik üldse Jaan Oksa ette kujutada ja saada aru, miks me temast praegu räägime. Just, et see külarealistlik element oli tal ka ikka päris nagu südamlik või hästi tegi seda maaelu kirjeldust. Aga toimetaja ilmselt tahab jätta alles arusaadava, kui ta paneb ta lehte või kuhugi, siis peab neid seda ekstaatilist huugamist. Eks seal oli teine selle huugamise, ütleme sellise fragmentaarsuse ja irratsionaalsuse, tungide väljaelamise. Üks probleem oli see, et tal väga valdav oli seksiteema. Oli. Ma ei tea, kui erootiline see tänapäeval tundub, aga omal ajal see kindlasti oli ennekuulmatu. Ja oma kriitikast ta ka ikkagi räägib sellest, kuidas kahest asjast üks asi, et tänapäeva Eesti jutukirjanikud siis seda suguelu teemat ei käsitle ja teine asi, et toimetajad võtavad selle välja, mis need on omavahel seotud, et pole mõtet hakata neid juttudesse kirjutama. Ja Lindil oli veel huvitav teooria, et näiteks eks me kunagi jõuame siin lugedes nende selliste oksa proosa tekstide juurde, kus seda küla elementi ei ole, kus narratiivi ei ole, kus ei ole õieti tegelastega ega vaatepunktigi ei ole ühtset, vaid on selline tulistamine lõputu nagu see teadvuse vool ilmselt on kõige lähedam, aga teadvuse voolu ei tahaks nagu kasutada sellepärast, et teadvuse vool üldiselt on nürimeelne ja kasutu tehnika, mis häbistab kirjandust ja kirjanikkust, see ei tule üldiselt välja. Ja see inimese teadvus, kui ta ikka on niisugune kesine, siis seal voolab ikka mingi kesine kraam. Aga oksal on kuidagi selle teadvusele midagi viga, et see voolab huvitavalt, see voolab nagu mööda kärestikke ja koskesid ja see on suurepärane vaatemine. Jah, jõuame sinna, mul on ka selle kohta üht-teist öelda, aga meil on 3 luuletust veel. Ja järgmine luuletus, ma ei tahaks teda lugeda tervikuna, sest tervikuna ta on, ei ole nii hea, aga ma loeks ette 2 esimest salmi, sest siin on hea koht. Nii, Uulitsal. Öö õhu vedeluses ma hulgun Uulitsal. Mu ajus vaevalises on kihvti saadaval. All vaevarinna valus koht nälgind needmist loob, kui hooraelu talus kirg ennast purju joob. Kordaks selle viimase üle. All vaevarinna valus koht nälgind needmist loob, kui hooraelu talus kirg ennast purju joob. Ja, klassikaline oks. Et mina saan sellest aru nii, et võib-olla nälg on kõhus ja siis seal allpool toimub see kiimane asi. Ja see on kirjeldatud selliselt küüniliselt kristliku papi liha vastase positsioonilt. Ja see on oks. Mis oleks oks on väga vastuoluline autor, nagu ütleme tema stiilis on sellised realistlikud elemendid, naturalistlikud elemendid ja siis sellised, ei saagi aru, mis ta on, teadvuse voolu laadne asi, et ta mingisugust tegelikkust ju ei kirjenda, vaid mõtted keerlevad peas ja tavaliselt keerlevad nad ka mingisuguse augu ümber. Siin selles luuletuses. Just üks minu lemmikkohti on see, kus see oli ilmselt mingisugune looduse kirjeldus, siis oli selline fraas, et puulehed kahisesid ropult. Et ükskõik, millest ta kirjutas, väga sageli jõudis ta ikka mingisuguse erootikani välja. Ma ei arvan, et see kuidagi erutas ja puuokste kuidagi seostamine seksiga,
aga tema peas need asjad käisid kokku, ühesõnaga kõik nagu käis. Ja just sel põhjusel, kui teda analüüsitakse, siis sageli minnakse tema isikuni, hakatakse otsima, et miks ta siuke imelik oli, kas ta ei saanud nagu naist või mis tal viga oli, aga tegelikult peaks ikkagi vaatama, mis ta nagu tegi, kui ilusti ta seda tegi. No ma arvan, et selline, et neid inimesi maailmas, kes naist ei saa piisavalt või arvavad, et ei saa piisavalt, on ikkagi väga palju. Et isegi Kokk selline oli, siis ei tähenda, et tal oli midagi viga. Ta oli pigem tavaline inimene kui ebatavaline inimene selles küsimuses. Ebatavaline oli see, et ta võttis selle teema üles ja ta rääkis sellest. Et selline aususe ja nagu reaalsuse tunnetamise määr on ikkagi tavaliselt Eesti kirjakirjaniku juures nagu olematu. Ja. Et ja Oksa kohta ka Lind ütleb, ma ei tea, võib-olla kedagi tsiteerides, et ta ikkagi, teda ennast ta tsiteerib küll, et otsib oma keelt. Et otsib oma sellist kirjanduslikku väljendusviisi, et ta ei kopeeri teisi. Ja see ikkagi on kaunis haruldane, ma arvan, et igas maailma kirjanduses ja Eesti kirjanduses nagu iseäranis. Sest ega meie kirjandus on ju algusest peale ikkagi selline ümberpanek ja tõlge ja koopia ja kummardus kas siis saksa või vene poole. Ükskõik, kas me võtame siis Kalevipoja, mis on kummardus Soome poole, võtame Pärnus üks maskuliinse Eesti kirjanduse nagu esimese tähe Suve Jaani sõjaraamatut Vene hing ja Vene süda, et see on ikkagi kummardus siis Vene sõjakirjanduse poole. Või need Genovevad, mis olid siis kummardus saksa siuke haleda sentimentalismi poole. Et meil kõik ikkagi, ma teen ühe vahelepõike lihtsalt, mis nagu selle Eesti kirjanduse nagu haledust nagu kaunis hästi, mitte Toks oleks hale, vaid Toks selle haleduse taustal tundub nagu eriti särav. Isegi praegu ei suuda meenutada, kes see romaani uuri oli, üks vana nõukogude aja kirjandusteadlane, kes siis, jutuks oli Eesti, ta käis Soomes esinemas ja pidas nagu kõne Eesti romaani ajaloost. Ja siis võrdles, et näete, eks ole, Soome kirjandus algas Aleksis Kivi 7 vennaga ja see on väga võimas raamat ja Soomes siiamaani ja Eestis siiamaani ja maailmas siiamaani ja tõesti siuke maailmakirjanduse tähtteos. Aga et kes on Eesti kirjandus esimese romaani autor, mis on selle romaani nimi, kui me seda praegu küsime siin, siis oskad sa vastata sellele? Ma arvan, et see ühte autorit tead, kes on väiksem osa sellest romaanist kirjutanud, see on Vilde, aga see on Jaak Järve nime all ilmunud romaan Vallimeneitsi, mida isegi välja anti vist nüüd alles kuskil, ma ei tea, 20 aasta, temast on 2 trükki üldse. Ja teemast polegi mõtet neid trükke rohkem teha, et lihtsalt raamatukogudes on olemas selline fakt, nii meie romaan algas siin, aga jah, Järv oli ühesõnaga Vilde ülemus, Eduard Vilde, Vildesid on meil mitu, midagi segamini ei läheks kellegagi. Et siis noor Vilde oli tal nagu sulaseks ja siis kirjutas osa sellest romaanist, aga tema nimi ei läinud kaane peale ja see solvas nagu Vildet nii sügavalt, et ta nagu otsustas ikka ise, et tema on kõva kirjanik ja siis väidetakse, et see võis olla üks põhjus, miks tast üldse kirjanik sai, selle solvumine. Et Järv nagu varastas tema selle osa ära ja ei pannud tema nime raamatu kaanele. Et see selline isiklik pettumus ja solvumus võib sageli olla nagu väga võimas mootor. Aga just see, et Soome kirjandus algas nagu maailmakirjanduse tähtteosega ja Eesti romaan siis algas teosega, mis on, ma arvan, et nagu me saate olema lõpetanud, on teil juba see Jaak Järve ja Vallimeneitsi nimi meelest läinud ja keegi ei lähe raamatu kokku teda laenama või antikvariaati otsima, et huvi pärast siiski võiks. Ja, no selge, lähme Oksa juurde. Et 2 luuletust on veel, üks hea ja siis ma võtsin ühe näite, kus ta ei olegi midagi head. Ja see hea, mis tuleb, on Sein ja see on see võib-olla teine kõige kuulsam luuletus, mis tal on. Mina olen teda näinud ilma luuletu otsimatagi. Sein, mind ammu lahutanud on teistest vahesein ning ilma ees ma naeruks saan, et ainult nutta võin. Ei otsi meelitusi neilt, ei oota armastust või oota uusi teesi teilt, ehk olen vaba ju. Lase raskel päeval kätt ei saa, lase unustagu mind. Ei ilma kohut karda maa, mu kohut varjab rind. Ei nende tõde taha ka, kus vale alati. Võin unistusi uskuda, neid siiski iialgi.
Jah, ma ütleks, et see algus on kõige parem. Mind ammu lahutanud on teistest vahesein ning ilma ees ma naeruks saan, et ainult nutta võin. Jah, see on selline tüüpiline nagu väikese analüüsivõimega nagu autori luuletus, kus tal tuleb suurepärane idee, siis ta alustab sellega luuletust, aga kuna see on tema võimete piir, siis luuletus edasi ei saa enam nii hea olla. Ja siis see tempo langeb. Siin ei ole detaili ka. Ja järjest langeb sellepärast, et tuleb mõte, mis ei ole nii hea, aga on enam-vähem ja siis ei tule enam üldse mõtet, aga mõtet luuletuse lõpetamine ära kirjutada ei teki. Või siis seda mõtet, et võtaks selle võimsa mõtte, mis sul tuli ja mis tavaliselt pannakse luuletuse alguses. Eesti luuleantoloogia on täis neid luuletusi, mis on ära rikutud kujundid, mis algavad võimsa kujundiga ja siis lõpevad sellise sarnase prügimäega. Vot see on tegelikult muster näide. Et see ei ole nagu sellest, et inimene ei ole andekas, vaid tal lihtsalt puudub lihtne nagu käsitööoskus ja analüüsivõime, et kuidas vormistada see kujund nii ära, et teda tugevamaks teha. Sest praegune kompositsioon, nagu ise kompositsiooni puudumine põhimõtteliselt nõrgendab teda, mingi langev gradatsioon seal on, et läheb ja hajub. Et kas autor seda nii tahtis teha, ma ei tea. Kui tahtis, oli ta rumal ja kui see tuli kogemata välja, siis oli ta nõrk. Ja tegelikult see ongi jah. Ma ei hakka nüüd ühtegi nõrka luuletust ka enam ette lugema. Siin sai kõik selgeks, mis nagu nõrkus tema puhul tähendab. Aga isegi võiks võib-olla mingi, et meil täiesti totrat lõppriimilist näidet vist praegu ei olegi olnud veel. Sellist tavaluulet, mida tal on ka ju minu meelest küllalt palju. No selge, nüüd mul on siin märgitud üks teos, mis on lühike, aga 3 salmi ja minu arust siin ei olnud midagi. Videvik, need armsad tunded, mis sa kaasa tood, viivad ära muresunded, toovad tõehood. Mineviku mured vaevad, sõudvad laiale, tuleviku usutaevad tõusvad elule. Meie elu videvikus kergelt mööda läheb, ainult väike jäljestikus järelesest jääb. See on isegi nagu mingi lõpp on olemas, aga see lõpp on, ei ole nagu, see ei ole tugev see lõpp, et ta läheb nagu loogiline, aga lõpp ei saa olla liiga loogiline, liiga etteaimatav või liiga tavaline. Mingid pöörakut on tarvis nagu haiku lõpus, et arendad, aga kuskilt sa pead selle arendusega jõudma mingi ebaloogilise tulemuseni, mis väga hästi samas sobib sinna luuletusse, aga seda me nagu siin ei näe selles luuletuses. Et kui Jaan-Oks nagu oma halvimast ta ei eristu teistest autoritest või et ei saagi nagu aru, kus see Oks on. Et sellepärast võib ka olla, et kui näiteks nüüd seda Ilmamaa raamatut lugema hakata, kus on luule on alguses. Ja minust see on nagu jälle siuke kompositsiooni viga, et ütleme keegi, kes Oksast ei tea, hakkab nüüd seda lugema. Loeb, võib-olla ta ei jõuagi selle purjus ema lauluni ja mäeahelani, mis meie vahel on kasvatatud, mis inanes ta seal oli. Et võib jääda raamat juba selle pärast lugemata, et inimesel lihtsalt nagu närv ütleb üles. Et selles mõttes see Vaevade maa ikkagi on nagu hea väljaanne või need sellised nagu valikud alguses võtta, et selline kogutud teostest hakata läbi närima, siis võib ikkagi täiesti põhjendatult nagu tekkida tõrge. Aga seda tõrget tuleb vältida ja hakata lugema proosa. Just, ja nüüd hakkamegi, et luulele saime piisavalt, arvestades seda, et proosa on ikka see parem asi. Kindlasti. Ja nüüd näeme seda külarealismi ja kõike muud ka. Et esimene teksti näide Heinamaal ja loen ette paar lõiku. Päris väsitav on tuimadesse nägudesse vahtida ja niisuguseid on palju, lõpmata palju. Siin ei leia silm ühtegi elusädet, ainult kustunud, ammu juba ära hangunud kiirte jälgi. Kohta, kus ükskord vast elu on viibinud, näeme teravama vaatamise järele ja see on kõik. Mõtted on kängus, nad on nii lühikesed, et nad näole ei ulata. Kõik need vähearvulised ja vigased mõtlemisvõimu sünnitused on ühise punkti külge kasvanud, kust neid võimatu on lahti kangutada. Mõttekesed närbuvad ja kaavad isegi ära, selle eest on ju muretsetud. Kui Salu Jaak mõtelda suudaks, küll ta siis aimaks ja arvustaks oma tööd, aga nüüd on ta loomasulane,
kes oma isandatele talveks tagavara toitu muretseb. Ta on kokk, kes looduse ühte osa hävitab, et teist tugevamat osa üleval pidada. Ja sellega ma piirduks praegu. Kui Salu Jaak mõtelda suunas. Ega see on ju väga, siin ei ole mitte midagi sellist häirivat. See ongi nii, vaata inimestele näkku, kustunud pilgud. Just. Ja tõesti tuleb otsida seda, kas seal kunagi üldse mingit elu on olnud või ei ole. Ja, et see külaelu viletsus, ta sageli, ta alati nagu sarjab seda, talle ei meeldi see. Ja sageli ta kritiseerib neid inimesi, kes seal sees on. Et praegu on siis tuimad näod inimestel, miks need tuimad näod on, loll maatöö, see viletsus, eks ju. See kõik on koos. Ja selles mõttes see ei ole, ei saa, ma arvan, et see ei ole mõtet nagu arvata, et see külakirjandus on siuke tavaline külakirjandus. See on hea näide sellest, et selle külajutu nagu see koht täpselt sobib ja mitte ainult igasse külasse, vaid igasse linna ja igal ajal ja igal maal, ka täna ja siin. Et see on täiesti universaalne, et see ongi tõeline kirjandus, mis toimib igal ajal ja igal pool. Ja see on hea mõte, et kui oleks ju võimalik teha ka nii, et võtame lihtsalt tänapäevase elu ja teeme Jaan Oksa selle pealt, huugame siis. Aga see on selline ülesanne, mida on ehk siis võimatu teha, sest seda on raskem nagu teha, kui nüüd välja mõelda mul oli, et ma võiks ju seda teha, aga ma ei ole Jaan Oks kahjuks. Jah, aga ütleme, et sellise avalduseni nüüd jõuda, nagu Jaan Oks siin tegi. Et selleks pidi olema omal ajal, see on ju, millal ta saab kirjutatud olla, kuskil aastate 5–12 vahel ja ütleme, et sellist karmimat kraami hakkas ta tegema kuskil 7.–8. aastal, nagu öeldakse, et seal toimus see murrang, et siis ta nagu leidis oma selle keele, umbes selle, mida me praegu kuulsime. Et mis sellel ajal siis kirjanduses toimus, kes siis olid tegijad ja ütleme, see oli Noor Eesti aeg, olid juba Suitsud ja Tuuglased ja Vilde oli staar ja luuletajatest Anna Haavad ja Karl Eduard Söödi laadsed asjad ja uutest staaridest Ridala ja Suits. Ja kui neid asju nüüd nagu hakata võtlema, et kas ma kunagi Suitsult olen lugenud midagi sellist, mis läheks oma intensiivsuselt ja nagu selliselt valusalt realismilt, nagu see. Päris, jah. Mitte midagi sinna lähedalegi. Ja siin oli keel ka kaunis ladus, et vaata kui luulekeel oli, me kuulsime siin enne siin need Oksa, sellised kummalised riimid, siuke vägisi tehtud riimid, et see asi koos seisaks ja ta isegi muidugi leiutas sõnu seal kuskil oli see, kus ma kännisin ja mida see kännima tähendab, ma ei ole ka viitsin sõnaraamatutest järgi vaadata. Mu meelest mõistlik luule on see, mida ei loeta sõnaraamatuga, peaks kuidagi ilma läbi saama. Aga tal oli see mingisugune sõna väe otsimise nagu asi, aga ma arvan, et ükski sõna ei ole väega kui mõte või pilt. Et kui me nüüd seal kuidagi sõnu vahetaksime selles, mida nüüd Oks kirjutas, ega see asi ei ole praegu sõnades. See asi ei ole sõnades, vaid selles, et elu ongi selline. Just, see oli võimas külarealism. Et seal ei ole mitte mingit tähtsust, milliste sõnasega ta tehakse. Kui ta on tehtud, pane siin nüüd paar kännimist juurde, see ainult takistab seda hoogu ja mõistmist ja tähelepanu nagu keskendumist. Et siin ikkagi see jälle üks näide sellest, et mida tavalisem ja normaalsem keel, seda paremini kirjandus töötab. Igasugused keele uuendused ja eksootikad viivad meid ikkagi nagu ainult takistusteni. Aga takistusi on niigi palju, neid ei peaks ise meelega juurde tegema. Aga ole hea, võta mõni järgmine lõik. Heinamaal, tema proosa, see keeleb enamasti küla ümber, et siis need jutud on nagu, võib-olla ongi ühest suurest süüksest Oksa külast. Aga järgmine lõik tuleb loost Manifesti ajal. Ja ma tahan ainult tegelikult lugeda ette selle lõpu, siin on üks vinge käik. Aga eellugu on see, et üks talumees läks suure vaevaga vallamajja, et saada mingeid poliitilisi uudiseid. Talle väga meeldisid need. Ja siis oli see jant oli selles, et ta läks siis oma sõpradele rääkima neid, et nüüd me saime mingid uued poliitilised vabadused siin, saame koos käia ja oma asju arutada. Sõbrad ütlesid, et me saime juba 10 aastat tagasi seda kõike teha. Loll oled, nii see kujunes. Ja siis ta oli palju kõndinud ja nüüd ta tuli tagasi pere juurde koju.
oli need tümitused saanud sõpradelt ja elult ja siis tahtis helgemaid momente nüüd veeta õhtul. Aga siis rääkis naisele seda ka, neid poliitilisi asju ja naine ei saanud kohe üldse midagi aru. Ja mees siis kohe solvus veel kord selle peale ja see oligi nagu selle loo mõte, et mitte midagi ei läinud sellel päeval tal hästi. Aga vaatame, kuidas ta seda solvumist väljendus siis väsinud päeva lõpuks. Rääkis naisele ära ja nüüd hakkab lõik. Naise arusaamatus, asjatundmatus ja lapsik ettekujutamine tegid mehe uuesti sedavõrd kurvaks, et ta söömise enne järele jättis, kui kõht hariliku mõõdu järele toitu oli saanud. Ainult harvade sõnadega vastas ta veel mõne küsimise peale ja võrdlemisi vara laskis ta Eidel aseme üles kergitada, et seal lamades veel kindlamalt vaikida, kui see temal toolil istudes võimalik oli. Jutu lõpp. Tule see viimane lause korraks veel uuesti. Ainult harvade sõnadega vastas ta veel mõne küsimise peale ja võrdlemisi vara laskis ta Eidel aseme üles kergitada, et seal lamades veel kindlamalt vaikida, kui see temal toolil istudes võimalik oli. Kindlamalt vaikida, kui see tooli peal istudes võimalik. Ta tõesti rabab nagu mõttekäik. Sükseid asja ma kirjutasin palju endale tekstifaili üles, et neist midagi ehitada, aga ma vandusin alla, et see on nii Oksale nagu omane. Jah, et üldiselt selle kirjanduslike laenude või vargustega, kuidas me neid nimetame, mõlemid nad ju on. Et on see küsimus, et kui sa ikkagi nii suurelt meistrilt midagi võtad, siis üldiselt on see ära tuntav. Varjata sa seda üldiselt ei saa, vahele jääd sa. Aga mis siis juhtub, kui sa vahele jääd? On kaks võimalust. Kas oled võtnud selle teema ja seda nii edasi arendanud, et see vargus ei ole seal nagu kõrvaline. Sa oled midagi võtnud, seal teed sellest mingisuguse oma vaatenurgaga asja. Aga oksa need vaatenurgad on juba isegi nii nagu kummastavad ja nagu originaalsed, et neid veel edasi arendada. Ma ei tea, kes sellega on keegi hakkama saanud. Jah. Või maksab üritada muidugi, aga lihtne ülesanne see ei ole, et selles mõttes jah. Palju lihtsam on varastada mingit täitematerjali. Esiteks seal pole mingit väärtust ja teiseks see vahele ja kolmandaks saad sa alati sellest nagu mingisuguse huvitava asja teha. Mis huvitavast asjast enam ei ole nii lihtne. Ja sa oled samas olukorras nagu see poeet, kes paneb sellise väga võimsa kujundi luuled saul, kus see hakkab siis edasi minema. On keeruline. On keeruline. Et võib-olla sellepärast see asi nii väga ladusalt ei läinudki. Nii. Järgmine lõik tuleb lühiloost Perekonna hommikutund. Perekond oli siis laua ümber. Neid on 3. 2 poissi, 1 tütar. Isa ema magavad tagakambris. Vanaisa ja isaema aga toas. Lastel on lämbe, lastel on kitsas. Koiku ju neil kurus liiatoa all. Kogu tare laest põrandani, eeslävest taga ukseni kibedat uneõhku täis. Väsinud lihased suuremate magajate käsivartes otse kui haiseksid põlenud olluseid. Väsinud lihased suuremate magajate käsivartes otse kui haiseksid põlenud olluseid. Nii ütles hoopis. Paksudesse särkidesse tilkunud higi kopitab kogu öö ühes särkidega. Halva toiduga rikutud seedimine, liia loomatööga venitatud liikmed, sooned ja kõht ning laste sopased paljad jalad on ühistegevuses õhusolgi segamises. Halva toiduga rikutud seedimine, liia loomatööga venitatud liikmed, sooned ja kõht ning laste sopased paljad jalad on ühistegevuses õhusolgi segamises. Ja viimane lause, nagu mürgist auru kasvatab ka libe põrand, kus aukude vesisilmad musta lae poole vaatavad. Päris masendav kirjeldus selle peale. Ja ma arvan, et see oli küllalt realistlik, ega ta seda välja ei mõelnud. Ta nägi seda, et on Saaremaalt pärit, Saaremaa oli kaunis vaene kant. Ei ole üldse imestada, et see elu selline oligi.
ja ma arvan, et ta oli igal pool, kas mitte just päris selline, aga sinna kanti või vähemasti selliseid inimesi, kes nii elasid, olid igal pool. Aga kui palju me külakirjelduses selliseid kirjeldusi me näeme pigem sellist nagu sellist kurba lugu. Aga sellist nagu mahlakat kirjeldust, seda napib. Jaa. Tuleb, et see külarealismi asi, nagu sa ütlesid, see on tegelikult, see on nagu, võib öelda küll, aga see ei ole nagu ammendav. Ja tegelikult nüüd me jõuamegi nüüd sellisesse kohta, kus tulevad meil sellised teosed nagu Emased ja Ihu. Et mis neid iseloomustab on see, et külaelu kaob nagu täiesti ära. Ja fookus on siis tõesti pimedad tungid, sugutung, naiste madalus, veidrus, meeste mingi siuke veider ohvri positsioon. Ja mis nende kohta öelda, aga võtaks ühe teksti näite, siis räägiks edasi. Et Emased, teksti näide Emastest, et seal tõesti väga raske oli leida midagi sellist tervikut, mida ette lugeda, sest mitte ei saa aru, millest ta räägib sageli või kellest. Kusjuures see oli romaaniks mõeldud, see on romaani kava. Oi jumal hoidkuna. See pidi olema aastate töö. Seda ma usun, et see oli ikka mingi peaaegu 40 lehekülge. Ta kavandas seda. Ma lihtsalt tõin vahepeal veel, et millest ära läheks. Oksa kohta on nagu öeldud seda, et ta oli väga kiire kirjutaja. Et ta kirjutas 10 lugusid päevas. 10 lugusid päevas. See on nagu üks väide. Ja siis öeldakse teine väide nagu selle eelmise väite nagu kinnituseks, et ta tõesti oli väga kiire kirjutaja, et siis ta 8. aastal pidas oma 100. loo juubelit. Aga kui inimene kirjutab kas või 10 lugu päevas, siis ühe esimese kuu lõpuks peaks tal olema 300. juubel. Nii et selles mõttes ikkagi see jutt sellest, et kui mõtleme, ma ei oska öelda kuupäevi, eks ole, millal ta täpselt seal 5. aastal kirjutama hakkas ja millal see 8. aasta siis või 7. aasta ükskõik pole. See pidi olema umbes 2 aastat. Et kui ta 2 aastagagi kirjutas nagu 100 lugu, see on 50 lugu aastas. See tähendab 1 lugu nädalas, see ongi palju. See ongi tegelikult väga hea tempo, et sellised oleneb kui pikad need lood muidugi on, sest osa on Oksal ka sellised väiksed vinetilaadi nagu sellised seal lehekülje tuuris või niimoodi. Ja nii, siit tuleb üks lõik teosest Emased. Oleks tüdrukul ühtegi puhast kehakirge ja hingeihaldust olnud, niisugust üditundmust, mis mitte hallitanud kopiku, koldetahma ja leiva järele poleks lehanud. Oo, kuidas siis noormees naisterahva ilma oleks suudelnud põlvili maas ja palja jalu. Varjumõtted oleksid ajust välja libisenud ja see vanadusest eksperimentidest tark emane inimene, kellel veel mingisugused rinnad ja puusade õnnis paksus, oleks veel kogemata pealiskaudset lugupidamist äratanud. Mis on sul, emane? Mis? See udar, need rikutud, täis minevikku silmad ja värisev põlv. See on kõik eesmäng suure ooperi algeks. See on kõik ennegi teistel olnud ja ära tüditanud. Ja mis sa annad? Mis sa pakud, millega kaupled? Oled sa lahke, ropplahke või kitsi? Pean su enne ära kägistama või natukene haaval su mässavat ihu piinama, kuni tasakesi kõik vagusi jääb, nagu rikki läinud pisikene tasku kompass, kui teda tüdimata terasega narrinud oled. Kõik on ühesugused, nii hästi see, kes esimesi naeratusi naeratab, see, kes küllalt on saanud, kui ka see, kes surmaeelses sakramendi söömises läbi vanaduse nõrkuse noort õpetajat himustab. Kusagilt ei leita teiste omadustega. Käi taevad või põrgud läbi ja tule maa peale,
et alati suurte ristteede ääres varitseda. Nad kõik on võidetavad, kõik sülgavad ühteviisi vastu ja kõik jäävad pisikeseks, kergeks ja alandlikuks, kui sa emase ta sees tühjaks oled imenud. Jah, ja see on kirjutatud aastal 1908. Ihu ja emased on mõlemad ja need mõlemad Ihu ja emased on eraldi raamatutena ilmunud 90-ndatel. Peeter Ilusa kirjastus Penikoram on need väljandud, kõvaköitelised ja väga uhked raamatud, need on laapin illustreeritud. Et veel 2 fänni, see on kumbki neist ei teeninud suurt raha nende projektidega, nende peaaegu bibliofiilsete haruldustega. Jah. Aga jah, ilus ikkagi on teda kaks sellist kõige hullemat raamatut ja väga esteetilisel kombel välja andnud 95 emased ja 98 Ihu. Ihu ilmus siis põhimõtteliselt 90 aastat pärast selle kirjutamist. See on õige, et nad on hullud teosed ikka küll. Siin me näeme kõigepealt, et on külaelu on ära kadunud. Ja mina täheldasin siin ka, et kuna siin tekstis ei olnud päris seda oksa, mida mina ootan. Mina ootan oksa, kes lajatab mulle. Et siin 40 lehe jooksul ta ei lajatanud ja isegi kui ta seda tegi, siis võib-olla mu aju oli juba nii välja lülitunud, et ma ei suutnud seda tuvastada enam. Temaga see raskus on jah, et see tekst on siuke katkendlik ja hajus. Isegi seal muutuvad kõik asjad, isegi vaatepunkt, et see, kes jutlustab, kes iganes, seal ei ole ühtegi kindlat punkti, ei ole algust, ei ole lõppu, ei ole tegelast, ei ole tegevust ja samas lugeda teda ikkagi nagu võib, aga kui kaua sa jõuad, et sa võid ikkagi pingutama, et temaga edasi minna. Just, kirjandus on kindlasti, see on kirjandus ja aga jah, mis ma tegin sellise järelduse, et tal on seda küla vaja võib-olla, et ta hoiaks ta nagu ankruna maa peal. Et siis selle külaelu kohta ta saab lajatada niimoodi, hakata oma seda iseloomu välja tooma. Et antud juhul siin ta teeb seda, sest ma ei lugenud mitte ette lõiku, mis oleks kuidagi radikaalsem või erinev teistest. Ma lihtsalt leidsin ühe lõigu, mis on enam-vähem seoses. Et igal pool on see põlgus, igal pool on see nagu mitte väga hea arusaam naistest, keda nimetab emasteks. Seal on oksale väga omane nagu mida ka siis Lind oma seal magistritöös nagu esile toob, et see on selline dekadentsi nagu väga oluline tunnus, et siuke vastandumine nii tavalisele moraalile kui tavalisele esteetikale. Et siin see seksuaalteema ja selline kaootiline kirjutamisviis on mõlemad umbes ma kujutan ette, et palju kaugemale ei osanud keegi omal ajal sellest, ütleme siis sajandi vahetuse või Eesti proosast minna. Ja sellest ilmselt oli võimatu päris kaugemale minna nii, et seda veel kirjutada saaks. Sogasemalt kindlasti saab. Aga ma arvan, et siin juba funktsionaalsus kannatab päris korralikult. Aga minu meelest siiski on need loetavad asjad, et neid ikkagi vaadata seda, kuidas üks kunstnik oma vabadust nagu realiseerib ja siiski mitte nii, et see nüüd päris totraks muutuks. Ja ma kujutan ette, kui valgustuslik või äratuslik see võis olla seal siuruaeg. Kus nemad tahtsid seda uut ja teistmoodi kirjandust teha ja ei ole ju eeskujusid. Ei ole eeskujusid. Keda sa võtad siis Anna Haava või Juhan Liiv, kes väga hästi sobis ka. Ja kui sa nüüd nii räägid, siis muidugi see oli ikka täiesti võimas asi selle aja kohta. Et nüüd me oleme ju näinud mida kõike, meil on tõlgitud väga palju asju, meil on endal siin üritatud kirjutada, aeg on edasi läinud. Aga siis oli see ikkagi mingi selline puuga pähe. Kindlasti. Ja nüüd see järgmine teos Ihu, mina ausalt, kas tal oli vaja eraldi nagu nime üldse, ta on lihtsalt emaste teemas läheb täiesti edasi. Ta on sama aasta töö, ilmselt samas vaimus ja samas laines kirjutatud. Aga veendume sellest, loen ühe lõigu ette teosest Ihu. Kas nüüd emane muidu su vastu ennast hõõrub, ta tahab ikka midagi saada, nagu ümmarguse peaga väike majaloom, kes ennast kõige ilusamaks sirutab ja välja ringutab
ja siis püsti tõmmatud sabaga nii kaua ümber keerab ja vastu jalgu hõõrub, kuni viimaks ära tüdid ja teda silitama pead või midagi annad. Ka tüdrukud aelevad nii kaua, kuni nemad leiba saanud on. Leiba, sa tead, miks sa ihu temale armas oled, raha pärast. Seda nemad ootavad, otsivad ja mõistavad välja meelitada. Vaata neid väsinud nägusid, emane on ammugi neis ära auranud. Iludus lõppes lühikese meeleolulise langemise järele, aga tema kavalakene tahab süüa ikkagi ja sellepärast see sunnitud nurr peale tungimine, kuni jällegi midagi maha heitma pead. Ja siis lähevad kõik need kujud viimaks vastikuks ja läilaks, tahaksid ihu ikka vaheldust otsida. Kõneled siis ja pead seda kuulama nende poolt, kes sellel kombel süüa otsivad ja loomise vägesid. Heal on ju väga lihtne ja üks ainukene on kisamise põhjus, nagu leivalaul ja sugulaul nii kleepivalt kokku sulavad sellepärast, et nemad sündimise juurtes nii sugulased ja tuttavad on. Leivalaul ja sugulaul. Väga ilus. Ja see oli ju täiesti kompaktne lõik. Jah, see oli. Väga ilusti püsis teemast, ta varieeris, see kassiga võrdlus oli oivaline seal täiesti. Nurr. Pilt tuleb silma ette. Ja ega see kõik jutt ju vale ka ei ole. Siin on jah, muidugi on see töödele ikka on all jah. Ja see oli jah, üks siukseid, sellepärast ma ta valisin, ütleme. Õudselt jah, nii tihedaid lõike seal vist ikkagi, kuigi palju ei ole, ma ei ole värskelt lugenud praegu, aga mälu järgi on ta ikkagi nagu kaootiline. Ja. Võt. No siin jah, täpselt nagu emased. Feminist teab närvi kindlasti väga tööterana on, aga ta on siin kuidagi rõhutab, see dekadentlikult nagu jõhker ka ikkagi nagu naise vastu, jah. Aga minu meelest on see õiglane ja isegi feministlik, et sest mehi on ju kirjeldatud igasuguste loomade ja jõletiste aegade algusest peale. Et kui nüüd keegi seda ka naisega teeb, ma arvan, et ega need naised ei ole nüüd ka väga palju meestest erinevad. Need geenid on ikkagi väga sarnased, see kultuur on väga sarnane, ikkagi need käitumismustrid on ka nüanssidega seal nagu erinevad, et selles mõttes ma arvan, et võiks minna feminismi ette küll, et kui naised peavad saama kõike seda, mida mehed, peavad need ka solgiämbri kaela saama. Jah, tegelikult küll jah. See on ikkagi võrdne kohtlemine. See ei diskrimineeri jah. Või ta on tegemist meeste diskrimineerimisega, mis võiks ju kuidagi olla, aga väike vaheldus võiks ka olla. Just see. Jah, see on siis emased ja ihu. Need külaga kaob ära. Ja siis tuleb oli see huugamine, mis ei seisa üldiselt hästi koos. Lähme tagasi külla. Ja loen lõigu ette. Ja saan ma korraks veel segan vahel, et need olid nüüd need teosed, mille kohta Lind avaldas sellist arvamust, et kuna toimetajad lõikasid ta külajuttudest need huugavad kohad välja. Et siis ta nagu jättis ise need külakohad välja, et ei saaks midagi välja lõigata. Et teha ainult see huugamine, mis tema meelest oli nii tähtis. Kuigi minu meelest koos külapiltidega see töötab paremini. Just. Aga toimetajate siuke tagurlikkus lükkas ta veel hullemasse äärmusse, kui ta oli, ja ta lükkas sellest funktsionaalsest nagu keskmest välja, kus see küla realism ja siuke huugamine nagu üksteist tasakaalustasid. Selleks, et oma seda huugavat elementi nagu üldse nagu kuidagi nagu saaks nagu inimeste ette, siis ma jätan selle küla siis välja, mis ta nüüd välja lõikab. Et see võib nii olla, et see on tegelikult huvitav hüpotees või selline väga, väga terane nagu selline arusaamine asjadest. Miks see asi võis niimoodi minna? Kuigi ei saa välistada ka seda, et autor lihtsalt nagu vajutab pedaali. Ta on leidnud mingi soone ja leiab, et see on nüüd see tema rida ja ta läheb sealt veel edasi ka ilma toimetajate siukeste jalahoopideta. Et see võib olla nii ja naa. Just hullemaks ta ju läks, miks ta mitte hullumeelsuse mõttes, vaid sellest tavatekstist erinevuse mõttes, et miks ta ei võinud edasi minna veel sammukese. Kompass.
Vaevade maa. Üks pool lehekülge tuleb siit. Kuradid nutavad pooljahtunud kivide peal ja inglid on juba maha tulemise augu ääred ära kulutanud, et inimesi hoiatada edasi elamise tahtmise pärast. Piinlik trööstita arusaamine, igavaks läheb ootamine ja lõppu ligidal ei ole. Noored, ju veel aastates inimese lapsed ja noortes on kardetavad, väga kardetavad elu mõtted. Noorte tüdrukute ihud valetavad, neil on omad abinõud, aga valetamise talent on iseäralik huvitavalt painduv ja suur vormides, avaldamisviisides. Higist on nemadki sündinud, tööpatsillidest ilmale tulnud, tööadrad ja laulavad haledalt kurbi külalaule. Kuulge, kuidas nad häbistamise järele janunevad, kuidas higisesse õhku auranud noorus neab ja kuidas tema neab. Neil on ausid mitu korda juba ära läkastatud, tulgu juba kõik ja hellutagu väsimuseni. Ja siis teeksid häbistajad neile meelehead, suurt ja sügavat alla hingesse, kui õkitavate kirgede kohal ja sees pisikesed paljaste jalgadega inglilapsed liiguksid tungi tulisusest sündinud, kuid küla perekondlik kõlblus, et mitte ühtegi mitte seaduslikult ilmale ei tuleks ja kõik oleks eesõiguslike, kindlate, ogarõigete viiside järele toimetatud ja et soo väljavaliku väärtusi mitte ilma vahemeesteta teenida ei tohiks. Värskuseta pesuga ümber mähitud keha tuksatab täies suuruses, kui võimalik on ühe ideaalistega kokku tulla, et tükk tükilt üles puua neid, kes armastada tahavad. Nii, see on küll vahepeal nagu, see ei olnud nüüd nii terviklik nagu see eelmine, aga meeleolu on selge. Et väljendus on omapärane, ta ei ole kindlasti mingis mõttes tava ega rutiintekst. Just. Ja tal on ikkagi hämmastav komme nagu või selline võime nagu asja varieerida, et ta võtab, ega see on ju ühe teema variatsioon tegelikult, millest ta siin räägib. Siin on naised, aga siin see on külas ja see jutt nagu jookseb natuke paremini. Aga miks ma ta välja valisin, siin on mingid võtmefraasid, higisesse õhku auranud noorus, neab, hästi. Siis on siin ja siin on üht-teist veel, aga jah, see ongi see, et ta kasutab mingeid fraase, mida keegi teine ei kasuta, siiamaani ei ole. Mille kohta me tegelikult võime nagu öelda, et mida ka Lind märkas, et tema proosa kasutab luuletehnikaid, et seal on väga palju erinevaid nagu kirjandustööriistu, mida proosa kirjanik tavaliselt ei kasuta ja sellega ta saab selle tiheduse ja tegelikult see tihedus ikkagi hoiab ka siis seda teksti kuigi palju rohkem koos, kui lihtsalt mingisugune jutu veeretamine tegelasega kuskilt punktist teise punkti. Just. Et see teksti intensiivsus, põhimõtteliselt on ta luuleline proosa, poeetiline ja see on tema tugevus. Siin me näitasimegi nüüd ära, et Jaan Uksa proosa on luulelisem kui tema luule. Ja luulelisem kui enamuste luuletajate luule, omal ajal kui tänapäeval kui ka tulevikus. Kahjuks küll, nii on. Nüüd on üks äge teos, Meestele vastuminek. See on päris pikk, mina seda kõike küll ette ei loe, kuigi ta väärib. Ja siin on mul... See on kindlasti vist üks terviklikumaid lugusid, umbes nagu need Halitanud kopikad või mõnigi veel. See on täiesti korrektne lugu ja samas see huugav element ei ole sealt kuskile kadunud. Jah. Et siin on... Aga võib-olla sealt on midagi välja lõigatud. Jah, midagi just. Ta on terviklik lugu ja ma ei hakkagi... Sest ma loen kohe algusest peale väikse tüki ette, et saada aru, mis meeleolu on. Ja minu arust on see nii hea. Meestele vastuminek. Juba paari nädala eest oli koju tulemise teatekiri vastusõidu aja kindlaks määranud.
nagu elav ja teistest lahutatult seisis see päev ajus, kalendris ja ka südames. Nimelt oli teada, missugusel sügise ööl aurulaev väsinud mehed kaldale pidid kandma. Naised ja noorikud, see on mehe naised, kellel veel esimest last ei ole olnud. Nemad võtnud viimase kirja otse ahnelt suudeldes vastu, heameele all natuke üleihuliselt värisedes. Ja päevade pikkune ooteaeg näis tüütav magus, ühtlasi tume kõdistav segane. Kusagil ajalindil oli ju nagu küünla tuli, üks momentide kogu teatud pikkuses. Jõuti tähendatud tundide eelpäevani ära elada, nagu oma jõuga vägisi elati see aeg läbi. Näis, kui oleks eelpäev tõesti ootaja pärast, ta jõu ja tahte pärast enne oma aega ette tulnud. Ja siis on ju tuttav 30. september, kui oma kuupäev, nii et Mihklipäeval kodunt teele peab liikuma. Siis tuleb aurulaev Puiste sadamasse ning peaasi, mehed tulevad, mehed. Siis on hea teele minna, teel olla, mõnus on isegi sügise ööl külmetada. Ei taha nagu paksemat riiet ümber panna. Nii tume soojus on kusagil, võtaks veelgi vähemaks riideid, üsna paljaks, poolalasti ja ikka oleks hauduv soe, tumedad värinad, mõistatuslikud tõmmatused keha ümber, ihu sees ja peal. Terve sõiduöö oleks uneta ja veel ühe öö ja veel ühe öö. Otsiks nagu kannatust, nagu ihu kõrgust, vaeva, nagu lapsepõlveline magus ema peksmine tuleb meelde. Ja nagu tahaksid nüüd, et paljale ihule löödaks esiti puuga, siis vitsaga ja jälle kepiga, millel jämedad näsad küljes ja ikka seisaksid veel ees ja ei lähe eemale ja ikka tahaksid veel, et sind pekstaks jalgade peale nende pikkuses. Kui aga nemad, noorte naiste ja noorikute mehed liginemas on, kui nemad aga tulevad selle laevaga, et mingisuguseid takistusi seal ja mere peal ei oleks ja et ta kord juba tuleks. Meeleolu, super meeleolu. Ja siin ta kasutab neid kordusi ja siis oma kummalisi, kuidas ta ütles selle kohta, tume kõdistav segane, mis iganes seda seal parasjagu siis oli mingi tunne. Ja veel ühe öö ja veel ühe öö. Kordusmotiivid, kas siis sõnakordus, siuke sünonüümide kasutamine seal 3 tükki järjest enam-vähem või siis nagu selline mitmekordne mõttekordus siin puuga ja millega ta seal see sadistlik nagu fantaasia nagu tüütav puuga, magus, vitsaga, kepiga, millel veel näsad küljes, veel keeratakse nagu vinti peale. Ja talle meeldis kasutada omadussõnasid, mille ta poolitab nagu tüütav magus, sidekriips vahel, tume kõdistav, sidekriips vahel, siuksed asjad. Ja mulle meeldis siin see, et ta tõi sisse selle masohhistliku momendina nagu naiste psühholoogias. Et kuidagi ootavad ja siis mõtlevad lapsepõlve peale, kuidas ema nüpeldas, eks ju. Geniaalne asi, milleni viia see jutt, et teha selgeks, et kurat tahaks neid mehi juba koju. See on tõesti üks tugevamaid jutte tal. Nii sellise kompositsiooni poolest, et ta seisab ilusasti koos, kui nagu nüüd selles lõigus nägime selle kirjeldamisviisi poolest, mis on mitmekesine, äge, jõuline. Ja nüüd jutt läheb natuke edasi ja need naised hakkasid siis jõudsid sadamasse ja seal nad peavad ööbima vist ka natuke, pidid ööbima. Ja seal on sadamakõrts. Ja nüüd on siin väike lõik sellest sadamakõrtsi aurast, mis seal toimub või mis see tunne seal on ja see kõlab nii. Inetu ja igavõudne on sadamakõrtsi hingeaur. Nagu kõnniks
üle rea viinasse ja õllesse surnud avalikkude tüdrukute ja siis väärataks ning kukuks kõige vanema peale. Kauase seismise järel oleks see pehme vajuks. Vot siin on, see on oks, et leida üles selline metafoor või selline võrdlus sadamakõrtsi meelelust. Et nagu kõnniks üle rea viinasse ja õllesse surnud avalikkude tüdrukute ja siis väärataks ning kukuks kõige vanema peale. Kauase seismise järel oleks see pehme vajuks. Et siis jah. Et see on ikka võimas. Vot mina ei tea, kuidas sükst asja on võimalik teha. Visuaalne, seda on võimalik nagu ette kujutada, see pilt isegi võiks joosta silmade ees, kui seda lugeda. Ja mingit analoogi ma küll ei oska nüüd ei külakirjandusest ega linnakirjandusest nagu leida. Et see on tõesti väga, väga hea näide tema sellisest poeetilisest proosast. Siin on see koht, kus ta nagu läheb sellest külarealismist, kasutab selle ära ja siis läheb kõrgemale veel. Ja siin on see õige oks, vaata. Ja, nii see on. Aga see lugu pakub meile veel suurt rõõmu. Meestele vastu minek. Jaa, meestele vastu minek. Ja siin tuleb kirjeldus, nii need naised ikka ootavad seal, aga seal sadamas toimub elu. Ja seal sadamas on ranna naisterahvad või kala naisterahvad. Aga nüüd kuulame, kuidas nendega on. Rasvased näikse need ranna naisterahvad olevat. See on küll ennem vererohkus. Jalad kuni päris põlveni on sõdavõrd hästi täis kasvanud, et seal ühtegi haiglast patu mõtet peale ei vedele. Ning rinnad. See on lihtne, toidust kasvanud keha. Need on oma iseseisva julge ehituse järele enam laste kui meeste jaoks. Suu, ka see on loomulikkude huultega kõigepealt kala ja leivasöögi suu. Suudlemine on juba teisel kohal. Ja küsime, kas ühe keskmaa karjamaa meest kasvatabki, kelle huuled kalamehe tütre omad ümber ulatavad. Ja nende tüdrukute silmad otsivad meeste asemel haljastatud merel paatisid, kajakaparve ning murdlaineid. Kala ja leivasöögi suu. Jah, rannanaiste rahvad on sellised meil, et jah, kala ja et kuidagi nii reaalne, on nagu osa sellest olustikust, mis on see külaviletsus, et mingit elurõõmu seal ei olegi, see on see asine toimetamine. Et suu ei ole jah, kala ja toidusöögi, leivasöögi suu ja suudlemine on, mis asi see veel on. Geniaalne viis, kuidas öelda asja. Nii, siis väärib lugemist üks asi veel. Kui nüüd need laulvad purjuhaiged, lahjad töömehed suurte kompsudega seljas sadamasillale metsikult üles ronima hakkasid, siis jäid kõik endised tuttavad, kes ühises ootamises nagu üksteisele liginenud olid, vastastikku võõraks. Jutt käib siis nendest naistest, kes ootavad. Otsiti ainult oma meest, oma venda, oma isa, kõik muu unus. Kõnelda juba midagi ei saadud, ainult käed torgiti peosse. Mõni võttis ka suud ja andis suud. Kõik nagu hingeta elaval pildil. Mõtlemata võeti puulahja ja määrdinud väsinud meesterahva kastike, kuna mees ise painajas piinavat odavat kotti seljas järel vedas. Alles vankri juures rabas unustamistungiline töömeheline joodik oma naise kraaviporiste sõrmede vahele ja otsis ootava söötrei all kannatava huule üles. Naine tõukas
oskamata ka oma pool lahti suu, ilma mõnuta ja valesti teise oma sisse. Ja niisama nagu mõne tunni eest pimedas ei trehvanud mokad kohati, tuul puhus vahelt läbi ja päike paistis peale. Ei trehvanud mokad kohati. Ei läinud õnneks, no. No ilmselt see andis märku, et ega nad kunagi vist ei ole trehvanud ka nii, nagu õige oleks. See ei olnud neil prioriteet. Valus kraam on see. Just. Ja see, see ei olnud ju kogu jutt, sa lugesid ette mingisuguse väikese osa sellest. Ja. Et kui palju sellist ägedat materjali on Oks nagu ühe novelli sisse pannud. No kui saab olla õige jutt, et ta neid 10 tükki päevas kirjutas või 10, siis nagu. Ja ma imestan jah, et kuidas seal Lindi selles magistritöös ta ütleb, et see sarnaneb, et see nagu see kirjutamismeetod sarnaneb nagu tuntud modernistidele ja mainib seal Lautrémont'i. Ma ei tea, kas sa oled kunagi viitsinud teda lugeda. Ja. Et siis Eestis meie uus suur sürrealist Kristjan Haljak pidavad tegelema siis Jaan Oksa ja Lautrémont'i kuidagi mingite ühiste omaduste, ma ei tea, välja toomisega. Ma ei tea, ma olen kunagi üritanud Lautrémont'i lugeda ja minu meelest on see selline, võib-olla vaimukas, aga selline nagu multifilmi skriptilaadne siukene koomiline jõuramine lihtsalt, et sellist nagu tõsiselt võetavust, Lautrémont ei räägi elust, ta võib-olla jah kuidagi läheb moraalist ja esteetikast kaugemale, aga ta ei jõua elule lähemale. Aga Oksal on see, et ta suudab sellest rutiinist välja minna. Ta suudab ikkagi nagu elu tabada. Et see omadus modernismi juures on ääretult haruldane. Et pigem ikkagi see, et modernism, nagu Lind ka seal kedagi tsiteerib, et ta ei viitsi enam nagu elu kujutada ja hakkab siis, aga mis siis hakkab juhtuma, et eluga enam nagu ei tegeleta, hakatakse kunsti matkima. Et elu kaob ja tegelikult jääb mingi kunstivari, mitte nagu inimese vari nagu Tuglasel, vaid kunstivari. Ja Oks kindlasti ei ole see vari isegi oma, võib-olla nendes halbades luuletustes. See on tavaline, see on see, mida luuleks on peetud ja luuleks peetakse, see on täiesti nõder nagu savi. Ja siis mida nagu Oks teeb. Seda on püütud igatepidi kirjeldada ja polegi nagu tähtis, mis lahtrisse teda nagu panna. Ma saan aru, et Hennoste probleem oligi see, et ei oska teda kuskile nagu riiulisse panna, mis riiulisse ta siis nüüd käib. Mis ta küll loetavate raamatute ja väärtuslike raamatute riiulisse, mis muud lipikut või märksõna sinna juurde veel vaja on. Ja ma loodan, et need selle loo nagu need katkendid küll veenavad ka kõige suuremat skeptikut, et Eesti kirjandus võib olla absoluutne maailma kirjandus. Ja nii hea luule kui üldse võimalik. Just, et see riiuli küsimus on jälle see küsimus, et kuidas teda sildistada, et see külarealism on, see küla on seal väga hea. Kui see on külarealism, siis ma loen edaspidi ainult külarealism. Asi on lõpetatud sellega. Ja, et mingi küla sürrealism, küla mingi needmine, see ei ole jälle see. Ega küla sürrealism ei olegi väga halb näite üldse. Kuigi sürrealism on ennast ka piisavalt häbistanud, näiteks ka Haljakut nagu. Et siis ta ei ole nagu funktsionaalne tänapäeval, ta on muutunud formaalseks selliseks sektantluseks, millel igasugune edasiviiv jõud ja kokkupuude tegelikkuse või inimolemusega puudub, aga mis kõik Oksal on olemas. Et selles mõttes on ebaõiglane teda nimetada modernismiks, modernistiks, sest nii. Eks need modernistidel oli vanasti omal ajal probleeme ja see on näiteks väga hea võrdlus on ju Daniil Harms, vene sürrealismi isa. See oli see üks lemmik, jah. Ja kui nüüd võtta mingisugused, millal tema kirjutas, 20-ndatel, 30-ndatel oma asjad, need on täiesti geniaalsed. Täiesti võib Jaan Oksa kõrvale panna. Võib-olla lihtsam lugeda, lühemad. Lühikesed ja siuksed, sageli väga naljakad lood. Näiteks tänapäevaselt üks kõlab lihtsalt tuli meelde ja kuna meil on siukene vaktsineerimise aeg just olnud, ilmselt uus vaktsineerimise aeg on tulemas, võib-olla tuleb neid veel, tahaks väga loota. Ja siis on seal üks tegelane, kes, seal on olukord, kus siis inimesed nagu tänaval kardavad, et kivi kukub katuselt pähe, ma ei tea, kas sa mäletad seda lugu.
ja siis üks tüüp tuleb, et ta ei ole midagi, et ma olen vaktsineeritud, no väike kivi silmas. paremat lugu vaktsineerimisest ei ole üldse võimalik, mis noh, toob vaktsineerimise absurdsuse nagu eriti nagu ilmselt esile. Aga mitte sellest ma ei tahtnud rääkida, vaid sellest, et kunagi kui 60-ndatel need UNESCO-laadsed nagu noh, lääne absurdimeistrid siis said nagu maailma kuulsaks, siis nad ei ole teinud midagi sellist, mis nagu selle vana kooli nagu vene absurdi noh, kirjaniku Harpsile lähedalegi saaks. Et mulle tundub, et Oks on samasugune, et ta on teinud küll sellist noh, asja, aga teinud varem ja teinud paremini. No vähemalt saime ühe nime, kes midagi sarnast siis. No tegelikult on nad väga erinevad autorid, aga just nende teened, et nad on tegelikult mingit laadi asja teinud ja teinud seda niivõrd hästi, et need, kes pärast lainetes järgi on tulnud ja on kuulsaks saanud, noh, ei kannata konkurentsi. No me ei saa ju panna Haljakut Oksa kõrvale. Ei. No isegi, noh, ma ei tea, kes meil, noh, ma ei paneks Laabanit ka, kuigi, noh, Laaban tore inimene ja väga, noh, siuke teenekas luuletaja ja noh, tema tegi sürrealismi ikkagi siis, kui see oli nagu uus asi, ega tal ei läinud see kergelt, noh, ta raamat vist ilmus seal 47 või kuskil nii, see laulu Anklogeti lõpp on laulu algus. Aga sama asi nagu Lotremonil, et on küll see nagu eemaldumine normist nii ühest kui teisest, aga lähenemist elule ei ole ja kunstile, noh, võib olla. Aga ikkagi tahaks nagu saada nii kunsti kui elu. Maksab olla ahne ja nõudlik. Saad rohkem. Kirjanduses on ahmuluse minust alati väga omal kohal. Nõus. Võtame viimase näite. Viimase teose, kust mul on tahaks 2 asja ette lugeda. Nimetu elajas on teos ja ma saan aru, et ta on selle nimetu elaja. Ta on modelleerinud ilmselt enda järele, kes see siis veel on, see intensiivne kuju, kes teistest inimestest, keda teistest inimestest eraldab vahesein ka veel. Nii, ja siis see nimetu elaja kohta on siin meil selline tekstilõik. Teised on piinas ja visklevad kadeduses inimese õnne üle. Inimese, kes tahtis metsloom olla, kes kõrbetes vähe kahvatanud põdralehmadega abielu elas, kui ta oma jumalat oli otsinud, aga mitte leidnud emaste inimeste seas. Uhkes inimese mitte tahtmises ronis ta varakuti kaste peal paljajalu, toppis oma valgusest ja palavusest paisuva pea vilusse põõsasse ja himustas taevatähti ära naerda, laotuse sinistele inglitele salajasi vägistusi teha. Laotuse sinistele inglitele salajasi vägistusi teha. Võt seda ma lugesin pikalt. Ja läheb edasi. Selles kõike põlgavas uhkuses otsis ta tore ja eksimatu huvitust enese piinamises, et arvata ka teisi kannatavat. Sõi seeni ja pisikesi, ei miski tarbelisi lapsi, kes põhjuseta kasvasid, selleks samaks arguseks, piirita uhkuseks ja mõõduta enese piinamiseks kõike valitsevas kõrkuses. Vaatan, kas oli veel. Ja üks väike lõik veel. Lõpmata tujude kasvatamise janus kasvasid temale kõik teemonite ja jumalate liikmed, need tiivad ja need tuules värisevad karvad, haisevast sarvest kabjad, niisugune lõputa põhjuseta saba, turi, isemoodi kukal ja häbita sugutamisjõud. Punkt. Ja see on nüüd üks väheseid asju, mis siis suhteliselt varakult ilmus tema nendest huugavatest tekstidest, see ilmus Siuru albumis. Aga küllap teda on korralikult kärbitud ja toimetatud, siis arvata võib, et Douglas ikkagi seal seda stiilihaamrit lasi nagu korralikult käia. See on täitsa õige tähelepanek, sest ta tundub siin nagu kahe vahel. Ta ilmselt oli alguses veel hullem, kõvasti hullem, et ta siin ta on nagu jah, nagu loetav.
ja võib-olla jätakski nüüd viimase teksti lõigu samast teosest Nimeta õlajas. Ma lihtsalt tahan selle ette lugeda, kuna ma olen siia kommentaaridesse kirjutanud täiesti metsik. Noh, kui ma Joksa kohta nii ütlen, siis mis see olla saab? Nii. Sa, sopa mõistus, narriva tatika sarnane reebus nõmmikus ja vihma sajab ning jalad on paljad. Aga sina kisud eluhaavu lahti, et põhja näha ses hulluvas rahutuses, et olla valevaga ja südametu vaevajaga. Et olla valevaga ja südametu vaevaja. Arumaal on heinad. Mu jumal, sina küll neid sealt ära tuua ei viitsi. Laske siis kõige peale inimene tundmuslik olla ja koera kekkivast nõõgutusest joovastusse langeda. Vastuvõtlik räägitakse. Uskuge iga juttu. Selles on inimese ausus. Kui inglid laulavad kooris ja üksikult nii, et kõik seda aru saavad ja kuulevad, siis ütle sina, et need on kilgid, kodukilgid, kes sigitamise magusust tahavad selle kõdi pärast, mitte munade muretsemiseks. Kes laulavad ja kutsuvad, kui ajaksid pühad mehed sarvega rahva mäe alla kokku, et oma himu hiilgust näidata, seisnud kirge, mis kui vana viin emastele maitseb. See on meie aja mehisus, kui sa nõnda öelda saad, on sügelev sugu, mis ihus laululine on. Seisnud kirg kui vana viin. Jah. Ülivõimas. Sügelev sugu on ihus laululine. Võt selle fraasi ma olen ära tarbinud oma luuletuses küll. Muutsin, tegin asendusvõtte ja sain jagu. Aga noh. Nii, ja sellega on teksti lõigud sul. No on veel, aga nüüd on poolest tundi täis ja võtame kokku, ma arvan. Jah, aga mõtlen, et veel mida võiks teha, et neid tekste tegelikult me oleme lugenud ja igaüks võib neid ise lugeda, nad on küllaltki kättesaadavad. No kahju on muidugi sellest, et need kõige ilusamad Oksa raamatud on täielikult haruldused, nii see 57. aasta Väliseesti väljaanne, mida peetakse üheks Väliseesti ilusamaks raamatuks. Mul ei ole kahjuks seda siin näidata. Ta on selline suure formaadiline ja illustreeritud ja noh, tõeline siuke Väliseesti nagu esindusprojekt, suurepärane. Ja sama käib ka nende Peeter Ilusa penikoorma väljaannete kohta 90-ndatest. Need Laapini illustratsioonidega Ihu ja emased. No. Just nägin ühte kuskil ostas müügil 25 €. Nii et mõnikord võib neid kohata. Aga väga harva. Võib-olla 5 aasta jooksul üks kord näed kuskil tuleb müügile. Nii, aga ühesõnaga, või mõned märksõnad lihtsalt läbi kaaluda, mida ma olen välja noppinud, mida Jaan Oksa kohta on kasutatud ja kas need ütlevad meile nüüd midagi nende teksti näidete ja lugemuse põhjal või mitte. Üks asi on inetuse esteetika, mida võib öelda küll nii. Jah. Et ega inetuse puudust. Fookus oli inetusel. Jah, ilmselgelt. Aga miks see nii on? Mina saan sellest nagu täiesti aru, et kui selline, kujutad ette meie ärkamisaegset luulet, mis on selline ilutsev, vaimne, edasipüüdlik. Aga elu ei ole ju selline. Elu on ikkagi pigem nagu, et mina ei nimetaks seda inetuse esteetikaks, vaid kuidagi realismi taotluseks. Ja kui keegi kirjanik on nii kangekaelne nagu Oks, et ta julgeb elu sellisena näha ja sellisena nagu kirjeldada, nagu ta enam-vähem on. Kõigi oma tungide ja juhmuse ja allakäiguga. Et see allakäik on teine märksõna. Ja kui nüüd mõelda, et kas see nüüd oli moevool või mida iganes, mina näen seal jälle realismi elementi. Millal ta hakkas kirjutama 5. aastal? Millal ta lõpetas, ütleme kuskil 12. aastal, pärast vähemalt ei ole neid käsikirju säilinud, kuigi kirjandusmuuseumis pidi olema tema käsikirju 123, seda arvu on hea meel tehta, 1, 2, 3. Et käsikirju on
et ei saa öelda, et peaaegu midagi ei ole järgi või üldse midagi pole järgi, et järgi siiski on ja seal on ka veel kummalisi asju, et seal on järgi mingi usu, ma ei tea, usuõpetuse õpiku, noh nagu mingi käsikiri või selle osa ja veel mingit sihukest kristlikku kirjandust. Ma mäletan, mis prohveti raamatute Vana-testamendis seal nagu analüüsis. Et sellised asjad ka, et noh, et teda nüüd päris ateistiks pidada ikkagi ka ei saa. Et ühelt poolt küll selline noh, igasugune jumala eitus ja sarvede ja sabade kasvatamine, nagu tal seal nimetuse elas olid, aga temas oli ka see teine pool. On veel kasutatud märksõnu naturalism, ekspressionism, külarealism, modernism, dekadents, transgressiivsus ja nii edasi. Et kõik nad sobivad. Et ei saa öelda, et üks on nüüd vale, et see külarealism on vale ja modernism on õige. Aga just selle allakäigu või dekadentsi juurde minnes, et see aeg oli allakäigu aeg. Eesti oli siis tsaaririigis. 5. aastal oli esimene mäss. Varsti tuli esimene maailmasõda 14. aastal. Oks oli siis juba nii haige, et teda nagu rindele ei saadetud, siis ta vist kaevas mingisuguseid merekindlusi kuskil ja kuna tervis oli kehv, siis ta ka varsti suri. Luutuberkuloos oli see, mis ta siis nagu murdis. Ja, et selles mõttes, kui inimene allakäigu ajal kirjutab allakäigust, siis minu meelest ei ole ta dekadent. Et kas ta nüüd kinnismõtteliselt, kas ta on ise alla käinud või ta kuidagi naudib seda allakäiku, see allakäik on olemas. Ja praegu tagantjärele võime me öelda, et see allakäik oli fakt. Seda allakäiku võib-olla siis näha või nagu ette ennustada või sellest kuidagi nagu sellele pihta saada. Oli ilmselt palju keerulisem kui praegu, võib-olla me oleme ise samasugusel ajajärgul. Ma kahtlustan, et jah, majanduslangus on ilmne, moraalne langus on ilmne, kogu see globalistlik amarilja ilmselt enam kaua ei käi ja vaadata, kui juhmiks on inimesed jäänud, siis vaatavad ju need samad tühjad Jaan Oksa moljud sulle vastu. Et selles mõttes ta on väga, väga kaasaegne, ütleme, et ta ei ole modernist, vaid ta ongi kaasaegne. Pajulal on üks projekt nüüd, Joseph Conrad, meie kaasaegne, mis ta oli loengute sari või midagi sellist. Samasti me võime Jaan Oksast rääkida kui meie kaasaegsest. Mina näen siin ilmselgeid paralleele, selle üldise mandumisega, sellise väga kehvakese kunstiga, mis on elukauge ja millele siis Oks vastukaaluks siis tegi seda, mida ta tegi ja mida me siin kuulsime. Siis on ikkagi väga paljusid peale meiegi nagu rabanud ja vaimustanud ja mis siiski ei ole jõudnud nagu peavoolukirjanduseks. Kadunud ta ka kuskile ei ole. Tema raamatut saab kätte, see Vaevade maa Loomingu raamatukogus ilmus suure trükiarvuga, see on kindlasti lihtsamini leitav. Raamatukogudest saab kätte neid Ilmamaa väljaandeid 2003-2002, ühes siis Kriitika ja teises siis novellid ja selle Eesti raamatu novellivara sarja raamatut, ma arvan, kes viitsib mööda mingisuguseid antikvariaate või taaskasutusi käia, et seda kindlasti ka saab. Need on küllalt korralikud valikud, et luulet muidugi nendes Loomingu raamatukogus ja novellivaras ei ole. Aga kaasajast veel võib-olla siis rääkides või lõpetades, et kas tuleb sul mõni kaasaja Eesti autor, kes kasutab Oksa või kes on nagu tema moodi? Minul üks tuleb, sellepärast ma küsin, et mitte nagu tema moodi, aga... Sa mõtled midagi analoogilist? Kas võib-olla lihtsalt mõjutatud isegi. Mina tahan nimetada Jürgen Roostet praegu, sest tuli lihtsalt see. Nagu huvitav mõttekäik, aga arenda seda veidi. Mingid momendid, näiteks Oks kasutab, ta kasutas neid liitomadussõnu, aga sageli ta lihtsalt kasutab ühte omadussõna, ühte sõna 2 korda, näiteks loen ühe lausejupi, et selleks samaks arguseks, piirita uhkuseks ja mõõduta enese piinamiseks kõike valitsevas kõrkuses. Kõrkuses sidekiips kõrkuses uuesti. Ja seda on nagu tohutult igal pool. Jürgen Rooste teeb sama asja oma luules. Minu arust see ei ole nagu äge, luule võiks olla ökonoomne, funktsionaalne, miks sa ütled 2 korda sama asja. Aga ma mõtlesin, et kust see tuli ja sealt see võis tulla. Sellest on kindlasti lugenud, eks ju, sest pole kahtlustki. Võimalik. Ja. Ma ei tea, kui ma kedagi nagu paneksin nagu sinna kõrvale, siis
võib-olla Jüri Eelvest, et ta ei ole, ma ei tea, kas ta Oksa luges, ta luges küllalt palju ja igasuguseid asju, ma ei mäleta, kas ta raamatukogus, ta oli mul hea sõber kunagi Tartu aegadel ja minu meelest üks selliseid ägedamaid ja huvitavamaid Eesti proosakirjanikke ka, põhiliselt novellikirjanik. Selles mõttes Oksale sarnane ja ka selline väga selline ikkagi minu meelest pigem elu pool ja sellise elu pimedama poole peale autor. Ja ka siuke hulluse, tugeva hulluse elemendiga autor. Aga üldiselt jah, on raske nagu praegu pürian siit leida midagi sinna kanti, aga ma arvan, et see on ikka nii ülemine ots, et selliseid nagu väga palju ei ole. Ma olen muidugi nõus, et Jürgen Rooste on väga hea luuletaja. Ja juba selles kvaliteedis nagu võiks. Aga jah, kas tal nüüd, tal on ikkagi, jah, võib ikkagi ka kuidagi nagu panna, et tal ikka sellist elu rämedamat poolt ja sellist nagu siukse, ta näeb ikkagi ka probleeme, et ta ei hoia nagu elust kõrvale, kindlasti mitte. Ja sama võib ka Sauteri kohta öelda. Jaa. Kindlasti. Ja, temal ei ole seda huugamist. Jah, aga samas see ikkagi see õnnetu abielu teemad, mis tal ikka painavad teda ja sellised asjad, et jälle selline piinlik mingisugune naiste teema, seal mingi feminism, mingisugune jõledus, mingi vaev, kõik joomised, värgid, asjad, et selline eks ta ise ilmselt paneb ennast kuskile sinna biitkirjanduse või kuskile sinna kanti, aga seal on mõndagi sarnast teemade lõikes, kui elu see biit nüüd ikkagi oli, on ka ise asi. Aga Sauter minust on selline nagu valus realism olemas ja tema nendes luuleraamatutes ka nii see Vaeste kirjanike maja, mille pealkiri on juba viitab sellele. Ja samas ka see teksti intensiivsus ikkagi. Et Sauteril on ikkagi hämmastav komme neid, nagu värsromaane sisuliselt ikkagi ta suudab koos hoida. Et räägib nagu siukest tavalist olmeist juttu, siis laksab ära ja mingid nii võimsad kujundid hoiavad seda asja nagu üleval. Et jah, mina paneks Sauteri ka. Võib-olla jah, Sauteri nagu isegi rohkem. Tõesti. Aga üldiselt jah, peaks autor, keda Oksaga võrrelda olema ikka üks meie parematest, et sult keskelt ei ole mõtet nagu otsima. Oleks palju piinlik. Nii, ootame veel. Muidugi tema kriitikat võib ka väga lugeda kriitikast, meil täna teksti näiteid ei olnud, aga paar kriitika näidet leiab siit Vaevade maa lõpust. Paar esseed nendest on nagu piisavalt nagu ülevaate ja selles Ilmamaa orjapoegades on seda oluliselt rohkem. Aga kriitika meil üldse nagu valulaps ja sellist nagu usaldusväärset kriitikut tänapäeval on ikkagi nagu väga raske leida. Ma mäletan, kui mina kirjandusse tulin, see oli kuskil seal ütleme 90ndate piiri peal, 80ndate mingi aeg ja 90ndad. Kuskil seal esimesed raamatud ilmusid seal piiri peal, aga eks ma kirjutasin ju varem. Et siis oli ikkagi oli olemas selline seltskond nagu umbes 6 kriitikut, keda võis usaldada. Priidu Peier oli üks neidest, seal oli veel Arno Oja ja Kajar Pruul ja Oja vist üks nendest, kes on jäänud nagu kirjutama siiamaani, neid oli veel. Isegi nimed nagu praegu ei meenu. Aga jah, Oja ei ole enam see, et ta raamatutki, kriitikaraamatuid on mitu tükki nagu ilmunud. Aga veel minu meelest veel harvem, kui see usaldusväärne kriitik on kirjanikust kriitik, kes on nagu usaldusväärne. Kuidagi nagu see, ma ei tea, need 2 asja nagu minu meelest ei käi eriti kokku ja ma ei tea, kui keegi oskab nagu öelda, kas on sellist siis võib-olla Tuglas kunagi näiteks või võis olla, et Tuglas ikkagi on ikkagi kui Illimargur välja arvata, aga tema mingisuguseid süngemaid nagu inimese varjutüüpi ja popihuu tüüpi novelle lugeda, siis ikkagi väga kobe autor. Ja ma saan aru, miks talle Koks näiteks võis meeldida. Et neil mingi hingesugulus tegelikult näib olevat. Jaa. Nii, tahad sa midagi veel kokkuvõtteks öelda, aga meil saada on juba vähem olemas. See aitab küll, kõik sai peal. Rääkisime tänapäevast ka, kes temast šnitti on võtnud. Jah, aga selliseid paralleele leida nagu nii haruldaste autoritega nagu Oks on raske. Ja siis on teine haruldane autor, aga kõik on nagu kaunis omapärased. Ega sellist Oksa koolkonda ikkagi vaevalt, et me leiame, isegi kui me väga hakkaksime otsima.
juba sellepärast, et ta ikkagi väga paljudele ei sobi. Noh, erinevatel põhjustel, kelle jaoks on ta raskepärane, kelle jaoks on ta segane, kelle jaoks on ta ropp, kelle jaoks ei ole lihtsalt noh, ei ole kuulus ja väärikas ja ei kuulu nomenklatuuri hulka. Paljudel on seegi tähtis. Tänapäevani. Jah. Oh, see on. No vaata, kui inimesed ei räägi, siis noh, just mina siis nüüd räägin, ma olen nagu noh, inimene on karjaloom, aga oksa karja ikkagi ei ole. Ja. Aga siis loodame, et pärast seda saadet tekib mõni oksa lugeja ja võib-olla pärast seda veel paljude pettunud hulgas ka mõni oksa fanaatik, kes saab läbi Eesti kirjandusega. Et oks on kindlasti üks meie parimaid läbi aegade, selles ei ole mitte mingit kahtlust ja sellega me võime oma saate lõpetada. Tore, et vaatasite, aitäh, olime Pärnus Kuule raadios, mina Kivisildnik. Mina Leto. Ja Jaan Oks. Kõike head.